Praegu on loodud ülesanne, kus vastus kontrollitakse nupu abil. Võtame uus tehe, proovime 52 miinus 32 miinus 13, kirjutame alla 20 miinus 13, teeme viimasesse lahtrisse näiteks vea, paneme 6. Ja kui ma panen kontrolli, siis ta kontrollib. Nüüd, kui ma tahan seda kontrollimissüsteemi ümber muuta, et kui laps on siia lahtrisse ära sisestanud ja klõpsab kõrval, et ta kohe kontrolliks, siis seda saab teha tegelikult suhteliselt kerge vaevaga. Praegu, miks ma võiksin seda tahta teha, on näiteks see, et kui ma praegu siin ära muudan, 13 kirjutan 16 ja klõpsan kõrvale, siis ta automaatselt ei kontrolli, või ma pean kontrolli nuppu vajutama. Ja siis laps saab tegelikult teha siin näiliselt nagu lollusi. Ja alles nüüd, kui kontrollin, alles nüüd siis parandatakse veaks. Samas, kui ta nüüd paneb 13 tagasi ja siia ka 13, siis ta saab õpetajat segadusse ajada, öeldes, et õpetaja näed vaata, mul on õige vastus, aga arvuti ei kontrolli õigesti. Ja? Selle jaoks vaatame, mida peaks tegema. Meil on siin tõeväärtused. In1, In2 ja oiksused. Me neid kasutame vastuse kontrollimise jaoks. Ja neid me oleme kasutanud siis siin kontrolli nupu all. Võtame siit paremhiire klõpsu, võtame omadused lahti, võtame skriptimine ja siin on näha, kuidas vastust kontrollitakse. Nüüd selleks, et viia see kontrollimine kohese sisestamise alla, pean ma põhimõtteliselt võtma siit see oiksus 1, lõikan Ctrl X-iga siit välja, tulen tekstiväli 1 ja panen siia Ctrl V-ga. Samamoodi tulen siia nupu 1 alla ja võtan selle inniga Ctrl X ja tekstivälja 1 alla, panen ta siia. Ehk nüüd ta kontrollib määra väärtus õigsus 1, siis kui vastus on võrdne vastu 1-ga ja kui sinna on lihtsalt midagi sisse kirjutatud, siis peale klõpsu, ehk kui seal on sisse klõpsatud, siis vasta in-trüuks või määra in-trüuks. Samad tuleb teha nüüd tekstivälja 2 ja 3-ga, ehk võtame nupu 1 alt, siit siis vastus 2-ga seotud asjad, toome siia, võtame nupu alt siit ka selle rea, toome jälle tekstivälja juurde siia. Ja nüüd viimast on juba mugavam tuua, neid saan korraga tuua. Ctrl X, 3 siis tekstivälja juurde ja Ctrl V. Vaatame, mis muutus. Nüüd võtame uus tehe, kirjutame 54 miinus 14 miinus 18 ja nii kui ma kõrval klõpsan, siis automaatselt kontrollitakse minu vastus ära. Ja see võib olla nii mõneski olukorras mõistlikum lahendus. Ja nüüd seda kontrollinuppu me tegelikult ei vaja. Paremhiire klõps, kustuta nupp ja nupp on kadunud. Uus tehe, proovime nüüd otsast lõpuni. 57 miinus 17 miinus 7, kontrollitud ja 40 miinus 7 ja viimasesse siis 33. Ja saab jätta alles ainult uus tehenupp ja jälle õpilane saab uuesti harjutada. Nii et see on valikute küsimus, kas ma tahan kasutada nuppu selleks, et ta kontrollib või ma siis lasen õpilasel kohe vastus ära kontrollida, kui ta on siit pesast väljunud. Nii.